Tere tulemast Musta Kassitaru kanalile. Täna vaatame järgmise inglinumbri kombinatsiooni ja selle tähendust. Kas olete kunagi märganud kella vaadates, et seal on tihti samad numbrid, näiteks 11, 11, 17, 17, 23, 23 või näete autonumbritel samade numbrite kombinatsiooni, näiteks 666, 999, 444. See ei ole lihtsalt juhus, need on korduvad numbrimustrid, mille kaudu kõrgemad jõud, inglid ja universum meiega räägivad. Inglid on kohal ja tulevad meie tähelepanu millelegi juhtima. Tänane numbri kombinatsioon on 2222 ehk 2222. See on võimas sõnum teie kaitseinglitelt. Ta sümboliseerib tasakaalu, harmooniat ja kannatlikkust. See on märk sellest, et olete õigel teel ja inglid paluvad teil säilitada usk, usaldada protsessi ning hoida oma elus ja suhetes stabiilsust isegi siis, kui asjad võtavad aega. Inglid julgustavad leidma rahu oma südames. Te ei pea muretsema liigselt pisiasjade pärast, sest kõik laheneb teie kõrgema heaolu nimel. Number 22 on meistrinumber ja selles kombinatsioonis on teda topelt, mis tähendab, et teie senised pingutused hakkavad peagi vilja kandma. Jätkake samas vaimus, inglid tuletavad ka meelde, et te peaksite hoidma ja väärtustama oma lähedasi. Usaldage oma sisetunnet ja olge avatud uutele positiivsetele muutustele oma elus. Kaardi sõnum on: te suudate kõigega ise hakkama saada, kuid elu on mõeldud jagamiseks. Leidke enda kõrvale õige inimene ja teist saab peatamatu jõud. Austage oma kohustusi ja inimesi enda ümber. Ärge mõistke kohut, lihtsalt kuulake. Inglid ei saa tulla meile kõrva karjuma. Nad saavad meiega rääkida märkide kaudu. Kas siis numbrimärgid või mõned muud märgid, mõnele inimesele kukuvad suled jalge ette. Inglitel on ka muid võimalusi oma märke saata. Meie ülesanne on neid märgata ja tihti me ei märka neid inglite saadetud märke, sest me oleme enda mõtetega väga hõivatud. Me mõtleme tööle, kodule, igasugusele muudele asjadele ja oleme nii, me lihtsalt ei märka neid ja oleme nagu hõivatud iseendaga. Ma loodan seda, et see ingli videote vaatamine, kuulamine, nendest numbritest arusaamine avardab ka teie maailma. Võib-olla avardab teie silmaringi, paneb teid võib-olla rohkem enda ümber märke märkama. Et mina ise näen märke igal sammul ja igapäevaselt. Ma isegi enam ei mõtle selle peale, mida nad tähendavad. Ma tunnen seda rahu oma südames. Ma tean, et ma olen hoitud, ma olen kaitstud. Inglid on kuulnud, näinud mind, nad teavad absoluutselt kõike minu elus, nende eest ei saa midagi varjata. Inglid saavad meid aidata, kui me seda palume, sellepärast, et inglitel ei ole antud luba meid aidata omatahtsi. Nad peavad selleks meie loa saama. Meie peame lubama neile ennast aidata. Kõige parem, kui saate ingleid paluda. Mina ise kaotan pidevalt asju ära ja ütlen ausalt, et pikalt ei otsi, vaid palun inglite abi. Nii kui ma palun, et olge nüüd ja aidake mind, te näete, et ma olen hädas. Ma leian selle asja ülesse. Ma täiesti imelikest kohtadest, näiteks prillid leidsin ükskord diivani tagant, teades, et ma tegelikult ju enda meelest panin nad üldse prillidoosi ja kapi otsa. Ma poleks mitte iialgi osanud sealt diivani tagant oma prille otsida ja mul oli vaja välja minna. Ma ei saa sõita ilma prillideta, ma ei näe mitte midagi. Ma olin meeleheitel ja ma palusin inglitelt abi ja no see on, kuidas nad vastavad, see tuleb sinu pähe, see mõte tuleb sulle sinna pähe ja sa mõtled, et mine vaata sinna diivani taha. Siis omaette ma tõesti tookord naersin, et no kas te olete nüüd, mis imelik jutt see teil on, kuhu diivani taha, et mismoodi need prillid sinna sai ja tõesti nad seal olid. Et no on, mul on väga palju selliseid nagu juhuseid peaks ütlema siis ja inglid tõesti nagu näitavad oma märke. Hommikul ärgates teed silmad lahti ja sa näed juba ühte kella peal seda kombinatsiooni. Aga teile soovin ma ka, et avage silmad ja vaadake enda ümber. Märkate märke ja kui teil on mingi küsimus, siis küsige ka inglitelt.
Noh, ma ei tea, kuidas seda küsida. Ma kindlasti õpetan teile, kuidas saab inglitega niimoodi suhelda, et nad suht kiiresti ka vastavad. Aga tänaseks ma selle 2222 numbrikombinatsiooniga lõpetan ja kohtume järgmine kord.